Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Sel nädalal kuulete Kuku Raadio järjejutuminutites katkendeid Susan Luitsalu raamatust Minu Dubai, klaasist linna kuldne sära. Kas Dubais peab käima purkas? Kas seal on isegi kraanikausid kullast? Kas kõik sõidavad seal Ferraridega? Dubai glamuurse välispinna all on ajalugu, kultuuri, huvitavaid elulugusid, uusi kogemusi ja pööraseid tulevikuvisioone. Minu Dubai kirjastuselt Petrone Print. Esimest korda käisin Araabia Ühendemiraatide hulka kuuluvas Dubais vanematega paketireisil. Mul olid 2 patsi ja triibulised tunked. Aasta oli siis 1996 ja Dubai oli praegusega võrreldes nagu mingi Tartu keset kõrbet. Araabia Ühendemiraadid asuvad Araabia poolsaare kirdetipus, naabriteks Saudi Araabia ja Omaan. Merepiiri jagatakse Katari ja Iraaniga. Emiraate on peale Dubai veel 6. Riigikeeleks on araabia keel, kuid selle kõrval kasutatakse igal pool ka inglise keelt. Kõik kaunilt voogavas araabia kirjas sildid kordavad öeldu üle inglise keeles. Või kui päris täpne olla, siis teeninduskeel ongi üldse rohkem inglise keel ning paradoksaalsel kombel ei jää vähemalt Dubai emiraadis hätta mitte araabia keele mitteoskaja, vaid pigem hoopis araablane, kes inglise keelt ei oska. Kui ma esimest korda Dubais käisin, kihas põhiline elu kriiki ümber Teiras, kus asusid maitseaine ja kullaturud. Puust paatide ehk taudega veeti kõik võimalikku kaupa. Kõik oli idamaiselt lõhnav, tolmune ja ehe. Omamoodi võluv. Kriiki kaldal kõrgusid ka mõned selle aja kohta übermoodsa välimusega klaasist pilvelõhkujad, aga mitte midagi uhkemat kui Olümpiahotell Tallinnas ning vurasid ringi kallid Lexused. Piki Pärsia lahe randa kulges madal asustus ning linna teises otsas asus Dubai, tol ajal veel äärealadel meie hotell Chicago Beach, kuhu üks Eesti reisifirma Põhjamaa inimesi päikest võtma tassis. Kuigi nii võib tunduda, ei pandud hotellile sellist nime eesmärgiga olla võimalikult läänepärane. Põhjus oli selles, et seal samas ehitas kunagi Chicago Bridge and Iron Company ujuvaid naftamahuteid. Selline ühest küljest luksuslik, teisalt jälle trööstitu ja nüri koht Dubai tol ajal oligi. Naftamahutid ja puhkusehotellid, Lexused ja liiv. Shoppamisvõimalused moodsas mõttes olid allpool arvestust. Mäletan ühte lubaduste järgi suurt kaubanduskeskust, mida valgustasid kõledad päevavalguslambid ning mis pakkus kaootilist valikut Hiinast kohale tassitud viletsa kvaliteediga träni. Käisime seal korra, pettusime ja rohkem ostureisikesi ette ei võtnud. Klassikalist linna peal patseerimist, nagu pakuvad Kanaaride ja Türgi suvituskeskuste turistipromenaadid, ei eksisteerinud samuti. Meie hotelli ümber lihtsalt ei olnud suurt midagi peale madalate elumajade, üksikute putkade ja virvendava kuumuse liiva kohal. Selleks, et süüa vahelduseks kuskil mitte hotelli restoranis, viidi meid taksoga spetsiaalselt kohale ning toodi pärast jälle hotelli tagasi. Atraktsioonideks pakuti maasturite kõrbesafarit, kaameli või tauga sõitmist ja enda koorida laskmist igasugustel turgudel. Muul ajal chillisime mõnusasti hotellis, päevitasime ja ujusime. Õhtuti hõljus õhus sume laulev kutse mošeesse, kummalisse vinesse loojuv hiigelsuur päikeseketas värvis õhu roosaks. 3 aastat hiljem läksime tagasi. Just kui samasse hotelli, kus me juba peatunud olime. Aga vana hoone oli jäljetult kadunud. See oli liiga vanamoodne. Lõhkusime maha ja tegime selle. Osutas giid uhkusest nõretades purjekujulisele klaasist ja terasest üllitisele, mis ilutses suursuguselt veepiiril ning pakkus seltsi vast valminud, samuti purjekujulisele Burj Al Arabile. 93 meetrini ulatuv Burj Al Arab oli tol hetkel Dubai kõrgeim maja. Selle sees asus maailma esimene 7 tärni hotell, mille voodites rullisid Araabia naftamiljonärid, Vene oligarhid ja Tiger Woods. Ja kuigi nüüd ei pääse Burj Al Arab kõrguselt enam isegi Dubai kõrghoonete tippsaja hulka,
on ta jäänud üheks olulisemaks Dubai sümboliks. Üleüldse oli 1999. aastal juba palju rohkem maju ja rohkem kaubanduskeskusi ning pidevalt lõhuti kusagil midagi, et uut ja paremat asemele ehitada. Samas ei ütleks ma, et muutus oleks olnud kuidagi drastiline. Sai ikka täitsa aru, et oled jälle Dubais. Kui ma aga alles 14 aasta pärast 3. korda Dubaisse sattusin, venisid küll silmad kohe 3 numbrit suuremaks, sest uusi asju oli nii palju. Esiteks olid nad keset oma kaluriküla ehitanud maailma kõige kõrgema maja, peaaegu et kilomeetrise varda nimega Burj Khalifa. Okei, olgem ausad, küla on kunstiline liialdus, sest välja nägi see nagu ulmefilmist pärit tuleviku metropol. Dubaid ja teisi emiraate läbiv mitmerealine Sheikh Zayed Road oli võimsaid pilvelõhkujaid tihedalt täis pikitud, teega paralleelselt kulges õhuraudtee ja terved uued linnajaod, nii elamiseks kui ka äritegemiseks. Päevavalges istusin ma tööl, ilma akendeta ja jääkülmaks jahutatud konverentsisaalis World Trade Centeris, kuid õhtul oli aega ka ringi vaadata. Kõik näis uus, läikiv, sädelev, kõik lõhnas hõrgult, lausa müstiliselt roosi, muskuse, agaripuu ehk oudi järele. Ühes Dubai otsas kõrgusid uhkelt ja pidulikult pilvelõhkujad ning seal teises otsas, kus aastal 1999 polnud veel muud kui liiv ja tolm, sekundeeris neile teine samasugune ulmefilmi hõnguline kõrghoone-kobar Dubai Marina näol. Mööda mereranda kulges uus turistipromenaad, mida ääristasid restoranid ja poed. 2016. aasta alguses maandusin üle pika aja jälle Dubais. Müstilises klaasist ja terasest oaasis keset kõrbet. Unine ja pahur, nagu ikka inimene, kes on viimased 6 tundi maganud katkendlikku und selleks mitte ette nähtud kohas, toolil. Kannatasin terve karma võla jagu tiksumist üüratult pikas passikontrolli järjekorras, suutsin magama jäämata ära oodata oma kohvri, mis ilmselt viimaste seas lindile pandi, ning hõljusin siis kummitusena takso peale. Ma ei mäleta, mida ma seal mõtlesin või ei mõelnud, aga üsna pea ilmus vaatevälja Burj Khalifa. Tema kohal mustas taevas selili lesimas idamaine noorkuu nagu muinasjuturaamatus kunagi. Hakkasin naerma. No mitte kõht kõveras ja valjusti nagu hull kel tabletid võtmata, aga sedasi natukene. Burj Khalifa oli maailma kõige kõrgem hoone, mis küünitab taeva poole sürrealistliku 830 meetri kõrguse sakilise vardana, nagu hästi kitsas terav kalju, ja näib kuuluvat pigem kosmoseteemalise telesarja tuleviku maailma. Pilvise ilmaga, miks mitte ka Gotham Citysse. See on välja mõeldud sünge linn, kus elab Batman. Päevavalges kiiskab päike Burj Khalifa läikivatelt paneelidelt vastu niimoodi, nagu võiks hoone teravast tipust kohe-kohe oodata otse universumisse sööstvat laserkiirt. Õhtupimeduses tervitab ta sind leedide sätendades. Võib-olla näitab fassaadil ulmeägedaid animatsioone, aga olgem ausad, see ehitis avaldab muljet ja hüpnotiseerib ka siis, kui ta lihtsalt magab. Veider ja positiivselt jabur. Peaaegu kilomeetrine maja. Milleks sellist asja vaja on? Ja samas, miks mitte, Miks mitte ehitada kilomeetrine maja, kui on huvi ja vahendeid? See miks mitte mind naerma ajaski. Maailma kõige kõrgemaid, kõige suuremaid ja kõige uuemaid asju on Dubais teisigi. Maailma kõige suurem kaubanduskeskus, siselõbustuspark, tehisrand ja tehissaar. Maailma kõige pikem liug Sisemäe suusakeskuses, olgugi et suusakeskus ise polegi kõige suurem. Maailma ainuke palmikujuline poolsaar, maailma kõige suurem vaateratas, loomulikult maailma kõige uhkemad hotellid ja nii edasi. Kõik selleks, et turiste ligi meelitada. Nimelt pole Dubais tegelikult nafta üleküllust, mis laseks niisama tatlitel pikutada ja raha tuleb ise juurde teenida. Kui üks mu tuttav oli just kurtnud, et tema kallis hotellituba Pariisis oli umbes sama suur kui riidekapp ja seal mööbli vahel ringi liikumiseks pidi end vihiku leheks tõmbama, siis Dubai grandioossusele kohaselt tervitas mind jaburalt suur 2-toaline, 2 vannitoa ja suure köögiga palee, mida Pariisis oleks nähtavasti luksuskorteriks nimetatud. Keerasin end kerre ilmselt samuti maailma rekordeid löövasse voodisse.
Proovisin öökapilt telefoni haarata, aga ei ulatanud. Dubais ei ole miski väike, ütlesin endale rahustuseks ja jäin magama. Hommikul ärgates ja aknast välja vaadates tundus, et universum üritab mulle midagi meelde tuletada. Kui muidu on see linn muutunud liivakõrbest majade kõrbeks, siis minu akna taga laius igatahes päris kõrb. Siin-seal paistsid täppidena mõned mulle seletamatud hoonekökatsid, nagu oleks aasta 1996. Tere tulemast tagasi, ütles see vaade. Kas sa ikka mäletad mind? Vedasin kiirelt riided selga ja sibasin foajeesse. Ülejäänud 3 suunas oli vaade muidugi täiesti tavaline. Silmapiiril Dubai Marina klaasist hiiglased, veidi lähemal keerulised kiirteesõlmed ning kohe siinsamas kraanad kergitamas aina uusi kontorihooneid, elumaju, hotelle. Dubai ei saa kunagi valmis ning on iga kell rohkem pooleli kui Tallinn. Ma ei kujuta ettegi, millise ärevushäire saaksin ülemiste vanake. Ilma maagilise realismi võtmeta, tegelikult oli mu tööandja paigutanud mind mugavuse huvides kontorile kõige lähemasse hotelli. Kuna oleme produktsioonifirma, asub meie kontor ka üsna noores linnajaos, mis kannab nime International Media Production Zone ja ka Production City. Rahvusvaheline meediaproduktsioonitsoon. Seal asuvad trükikojad, muuhulgas üks suur, kus trükitakse ainult koraane, stuudiod, tehnikalaod ja kontorid ning pärast neid tulebki kõrb. Vähemalt selle raamatu kirjutamise ajal veel küll mitte, aga arvestades millise kiirusega Dubai kerkib, võib seal raamatu ilmumise ajaks olla juba näiteks juuksurite linnak või jumal teab mis asi. Paljud uued linnajaod jagavadki Dubai teemadeks, Sport City, Motor City, Internet City ja nii edasi. Tellisin endale takso hoolimata sellest, et kontorisse olnuks otsejoones jalutada ainult 15 minutit. Dubais nimelt ei kõnnita. Esiteks, mida sa ikka jalutad 35-kraadises päikeses ja raske läpaka kotiga? 5 minutit ning tööriided on pingutusest piinlikult higilapilised ja meik voolab krae vahele. Teiseks on tingimused jalakäijatele üsna kesised. Paljudes kohtades ei olegi autotee kõrval kõnniteed, kuigi teede enda kvaliteet avaldab muljet. Asfalt näeb välja peegelsile nagu eile pandud, konkreetsed piirded, betoonseinad, 4-5 või isegi 8 sõidurida kummaski suunas. Edasi jõudnutele mõeldud keerukad kiirteed on aga kohati nagu ristsõna vihikutes need joonepusad, kus pead näpuga järge ajades selgeks saama, millised punktid on omavahel ühendatud. Ja isegi kui ära ühendad, kuidas sa seal 3 tasandi vahel jalgsi hüpleksid? Ei hüplegi. Sõidad autoga. Kohaliku mõiste tähendab Dubais ja teisteski emiraatides midagi muud kui mujal maailmas. Kui suuremal osal planeedist on kohalik keegi, kes selles kohas püsivalt elab, siis emiraatides mõeldakse kohaliku all alati emiratit, Araabia Ühendemiraatide kodanikku, inglise keeles hääldatult emiraati. Emiratiks aga ei saa isegi siis, kui sooritad araabia keele eksami, elad riigis 1 000 000 aastat ja teed lipuvärvides liibukates lugematul hulgal tagurpidi kukerpalle. Isegi abiellumine ei aita. Ajaloos on juhtunud mõned erandid, aga see oleks juba omaette pikk jutt. Valdavalt on kodanik ainult see, kelle ema ja isa on emiratid, kelle ema ja isa olid. Umbes 9 miljonist elanikust on neid päris kohalikke vaid umbes 1,4 miljonit. Ülejäänud 7,5 miljonit inimest on Araabia Ühendemiraatide vaatepunktist sisserändajad, kes peavad teatud aja tagant oma viisat uuendama. Olgu nad kas või selles riigis sündinud. Nii et kõik lihtsurelikud, ehk siis mittekodanikud, saavad jutu sees juurde täpsustuse, kui kaua nad on Dubais elanud ja kust nad pärit on. Arvestades, et Dubaisse on kokku tulnud inimesi kogu planeedilt, käib oma sõprade kellelegi esimest korda mainimine umbes nii. Minu sõber Björn, üks rootslane, kes on siin elanud 6 aastat. Variant on ka muidugi öelda kohalik eestlane või kohalik inglane, kuid see ei tähenda ikkagi, et need inimesed oleksid ametlikult kohalikud. Nad lihtsalt elavad Dubais ja neil on selleks vajalik viisa. Et asjad oleksid selgemad, toon näite. Minu tuttav Lili on Dubais sündinud ja kasvanud.
Kuna tema vanematel on India passid, on ka tema Dubais sündimisest hoolimata India kodanik ning peab iga 3 aasta tagant uuendama viisat, mis lubab tal Araabia Ühendemiraatides elada, töötada, autoga sõita, pangakontot omada ja nii edasi. Ei mingeid eeliseid minu tuttava Tõnise ees, kes on Dubais elanud ainult üle aasta, pole siiamaani kordagi ühistranspordiga sõitnud ega saanud aega vanalinna külastada. Et kõik need Tõnised ja Liliid ja Katariinad ja Björnid ühes linnas sedasi koos eksisteerivad, võib iga päev tuua väikese kultuurishoki. Kui oled enda meelest juba kohaliku eluoluga harjunud, siis erinevad rahvused suudavad sind kõigest hoolimata ikka millegi imelikuga üllatada. Nagu öeldud, on emiratisid riigis vähe. Dubais elab neid umbes 300 000. Kui keegi Eestis ignorantselt tilgub, et kas mõni pagulane tahtis minuga kohvris Eestisse kaasa pressida, tabab mind ebaviisakalt üleolev naeruhoog. 3 minutit Dubais ja küsija saaks aru, et pigem tahaks ta ise pugeda mõne rikka araablase 10 000 eurosid maksvasse Louis Vuittoni kohvrisse ja veeta ülejäänud elu seal, süües ülekullatud laduree makroone. Või üleüldse, millise araablase? Araablane on sama üldistav määratlus kui eurooplane. Ühest küljest pole sellises ignorantsuses midagi imelikku, sest meedia vahendusel oleme harjunud Araabia maailmast ainult sõjauudiseid kuulma. Ekstremistid ja nende võikad terroriaktid ei tee islamiusulistele kahjust kõige paremat suhtekorraldust. Kes ikka viitsib siis atlast lahti võtta, kõik Lähis-Ida riigid läbi guugeldada ning välja uurida, kus elatakse rahumeelselt ning kus mitte. Sööd seda, mida meedia ette annab, et ühed moslemid on terroristid ja teised moslemid on laisad pagulased, kes soovivad Euroopasse hea elu peale tulla, et seal siis omakorda terroristideks hakata. Reaalsus on muidugi see, et rahus elavatel lähisidalastel pole mitte mingitki huvi kolida pisikesse, külma ja sombusesse riiki kuskil Euroopa äärealal. Kui aus olla, siis paljud minu Dubai tuttavad, eri maadest pärit araablased hiilivad isegi Eestisse turismireisile kutsumisest kõrvale kõikvõimalike vähem või rohkem ebausutavate vabanduste abil, näiteks tädijuubel Beirutis või perepuhkus Londonis. Ida-Euroopa tekitab tohutuid eelarvamusi ega tundu üldse glamuurne. Kui ära on käidud, siis muidugi juba meeldib, aga nenditakse, et jube külm on. Otsekohesemad lääne-eurooplastest ja ameeriklastest kolleegid aga küsivad vahel, et kas seal Eestis nagu ohtlik pole või kui Ukraina on seal samas ja Venemaa ja seal on ju mingi sõda. Nii et eks me kõik sööme meediaputru. Dubai pole koht, kust põgeneda, vaid tänaseks pigem koht, kuhu hoopis paljud inimesed raha teenima siirduvad. Laias laastus on nii, et igasugused valgekraed on põhiliselt Euroopast, Lähis-Idast või Indiast. Nemad töötavad kontorites või teenindussektori kõrgematel ametipulkadel. Indiast tuleb palju kaupmehi ja spetsialiste, meistreid ja rätsepaid. Teenindav personal on pärit Filipiinidelt ning lihttöölised põhiliselt Pakistanist ja Indiast. Ühtegi emiratit ei näe kunagi teenindavas ametis, ei poemüüja, ettekandja ega taksojuhina. Isegi kontorites kohtab neid pigem harva. Dubai emiratid töötavad valitsusasutustes, on isevalitsejad, ajavad tähtsaid ärisid või siis koordineerivad seda, kuidas keegi teine nende eest tähtsaid ärisid ajab. Neil on täiesti oma maailm, oma suletud ring ja suuremal osal Dubai lihtsurelikest ei õnnestugi emiratidega kunagi kokku puutuda rohkem kui Dubai mooli lõpututes koridorides, nende taga idamaises lõhnapilves kõndides või parklas mõne emirati superauto kõrval turistipilti tehes. Olin täitsa kindel, et ka minu kokkupuude nendega jääb empiiriliseks vaatluseks kaubanduskeskuse luksuspoodide tänaval, aga universumil tekkis aja jooksul mitmesuguseid plaane. Esimene juba üsna kohe. Sisenen peauksest suursugusesse paleesse, mille lõpmatusse suunduva vestibüüli põrandaid katab imeliselt pehme idamaise mustriga vaip. Hiiglaslikud kristallühtrid, keerulised mosaiigid, marmorplaadid ja kullatud detailid. Seinalambid imiteerivad luksuslikult nikerdatud tõrvikuid. Täna ei toimugi veel midagi, alles ehitatakse. Teeb meie firma nooremapoolne mänedžer käega laia kaare muinasjutulise vestibüüli suunas, mille marmorit, mosaiike ja ilusaid vaipu pakistanlasest võõrtöölised parasjagu vineerplaatidega kinni katavad.
palee on tegelikult eliitkonverentsikeskus, kus tehakse ettevalmistusi suureks rahvusvaheliseks kongressiks. Kuna kongressil on oma bränding, tuleb konverentsikeskusele iga kord vastav ajutine sisekujundus teha. Lihtsalt logodega, lippude ja reklaamplakatite ülesriputamisest ei piisa ning Dubaile omaselt minnakse kohe välja maksimumi peale. Uued seinad, vaibad, mööbel või ehk beduiinidele omaselt. Praeguste Dubai emiratide esivanemad reisisid ju kogu elamisega mööda kõrbet ringi ja laagri püstipanek on neil veres. Tee rahulikult tiir, tutvu olukorraga ja mõtle need asjad veel kord läbi. Tegelikult kutsusin ma su meeskonna ka, aga nad ei saanud tulla, ütleb mänedžer ja jätab mu üksi. Firma, millega ma Dubais koostööd teen, tegeleb audiovisuaaliga ehk sündmuste salvestamise ja ülekandmisega. Mind komplekteeritakse meeskonda tavaliselt produtsendina. Selle ameti parima definitsiooni on andnud üks mu 5-aastane tuttav. Produtsent on see inimene, kes teab, mida tegema peab ja näitab selle peale näpuga. Põhimõtteliselt nii ongi. Seekord olen saanud ülesandeks koordineerida kongressi teatud üritusest klippide tootmist. Naelu seina toksivatest ehitusmeestest pole mulle ettevalmistuse puhul absoluutselt mitte mingit kasu, kuid tuien siiski mööda saale ja katsun väljendada süvenemist, manades näole erinevaid mõtlikke ilmeid. See ei ole mulle raske, sest ema poolt olen saanud ideaalsed Poola geenid ja krüptiliselt tõsine ida-eurooplase ilme ongi mu näo puhkeasend. Järgmisel päeval lõpuks oma meeskonnaga kohtudes saan väga hästi aru, miks peab inimesed 2 päeva varem kohale kutsuma, et nad saaksid olukorraga tutvuda. Töökultuurid on rahvuseti, regiooniti ja riigiti nii erinevad, et vahel olekski vaja kõigepealt tervet päeva kellade sünkroniseerimiseks ja siis veel järgmist päeva päris ettevalmistusteks. Näiteks teatab prantslasest režissöör peale pressivaid tööülesandeid täielikult ignoreerides, et temal on vaja ringi vaadata, et aru saada, kus ta üldse on ning kaob teadmata suunas 3 tunniks. Põhjalike otsingute tulemusena selgub, et kuna kohale toodud kohvimasinad veel ei töötanud, on režissöör läinud lähimasse Starbucksi, kus talle omakorda on meenunud, et tal on vaja kontoris ka üks asi korda ajada. Kui mees 3 tunni pärast ürituse toimumispaika tagasi laekub, on tal kaasas temperamentne abikaasa, kes asub kiirelt minu tööd tegema. Koostab tervele meeskonnale uusi graafikuid, jagab korraldusi ja sõlmib kokkuleppeid teiste üksustega. Meil on kohutavalt kiire, puristab ta kanges prantsuse aktsendiga inglise keeles ja näib olevat pidevalt kas minestuse või närvivapustuse äärel. Tegelikult hetkel meil veel ei ole kiire, üritan hakata end otsast kehtestama, kuid see ei lähe läbi. Ja kes sina üldse oled? Nähvab proua ning teatab vastust ära ootamata, et ta vajab kohe üht sigaretti. Kui kõik mu katsed selle naisega mingisugustki kontakti saavutada luhtuvad, trambin pahaselt ülemuse juurde ja nõuan selgitusi. Kes see on? Näitan näpuga korrektse föönisoenguga ja pärlikeega prantsuse daamile, kes klaasuste taga suitsu teeb. See on selle sinu režissööri abikaasa, vastab ülemus muretult. Okei, aga ta ütleb, et ta on produtsent. Mille jaoks mina siin olen? Ma ei tea, mina palkasin sind. Ma ei tea isegi, kuidas see naine siia sisse sai. Tal ei tohiks ligipääsu lubagi olla, teatab ülemus endise muretusega. Tõsi, meil on töötõendid, mis antakse kätte ainult dokumendi ettenäitamisel. Samas on mulle selgeks saanud, et vähegi tähtsama välimusega, näiteks ülikonda kandva valge inimese vastu tunnevad arengumaadest pärit lihtsad korrapidajad turvamehed liiga suurt aupaklikkust ning lasevad sageli end ära rääkida. Ka ise moosisin end ühel päeval sisse tagasi, kui olin ligipääsuloa töölauale unustanud. Seega pole eriline ime, et pükskostüümis peen ja jube kuri prantsuse daam tuppa lasti. Mida ma sellele naisele siis ütlen nüüd? Urisen ma ülemuse laua juures. Külma dušina tuleb vastus. Ma ei maksa sulle selle eest, et sa siin vinguksid. Mine ja tee talle selgeks, kes on boss. Äikese pilvekesena olukorda lahendama tuisates mõtlen, et päris hea, et mul on korralik kiht rahvusvahelist töökogemust all, sest otse rahulikust ja passiiv-agressiivsest Eestist tulles võiks nii karmi ja konkreetse avalduse peale sokkideni solvuda. Või Eestis pole minuga küll kunagi juhtunud, et keegi võtab oma pere tööle kaasa ja paneb nad teistega konsulteerimata reaalseid ülesandeid täitma. Prantsuse proua taandamine sujub aga ootamatult lihtsalt.
et viimaks tema tähelepanu pälvida, pean ta katkematule orgunnivadale karmilt vahele käratama. Oi, ütleb daam teiseldud sõbralikkusega. Kes sa oled ja mis tööd sa siin teed? Ma olen selle meeskonna produtsent. Aga mina olen produtsent. Sina oled võib-olla kellegi assistent. Püüab ta mulle otse lagi pähe istuda. Teie ettevõttest oleme palganud režissööri, helirežissööri, operaatorid ja monteerija. Selgitan asjalikult ja rahulikult. Produtsent olen päris kindlasti mina. Mine tea, äkki inimene minestabki. Umbes nii ka juhtub. Ma lähen kohe minema. Vabandust, et ma teid segasin. Kui te ütlete, et saate ise hakkama, juba kraamibki ta oma asju kokku. Ainult klassikaline mind pole teile noortele ju vaja on puudu. Tundub, et proua Pärlikee ootab, et ma ehmuksin ja teda tagasi anuksin, aga ilmselgelt pole mul ühtegi varianti provokatsioonidele isegi natukene järele anda. Ütlen viisakalt, et ta ei seganud üldse, tegemist on arusaamatusega, kõik on super hästi, lihtsalt võta nüüd ohjad enda kätte. Selline neutraalne reaktsioon mõjub prouale ootamatult kainestavalt ja ta selgitab juba täiesti draamavabalt, et on lihtsalt harjunud kaootilises Araabia töökeskkonnas abikaasale toeks olema. Lepime kokku, et abikaasat aidata, õigeks ajaks kohale transportida, kohvi tuua, kätt hoida võib ta ikka. Selleks minul aega ei ole, päriselt ka. Saame isegi nii suurteks sõbrannadeks, et ta kutsub mind nende talvekodusse Valdiseeri suusatama. Pool päeva viitsibki ta oma mehele kohvi tassida, kuid siis läheb tal töötuhin üle ning vaene mees peab edaspidi täitsa üksi hakkama saama. Prouat ei ole ma sellest ajast saati enam kordagi näinud. Kui olen oma meeskonna tagasi saanud, saabub lõpuks see hetk, kui pean minema kliendiga suhtlema. Päris vilet ma ei löö, aga umbes sama muretult sammun ruumi, kus pidime kokku saama. Minu üllatuseks on klient pesuehtne kohalik daam, kel seljas sinine ja lehviv abajaa, peas sama värvi rätik ning näol kohaliku tavakohaselt üleviimistletud meik. Niisugune, millega Eesti naine julgeks minna võib-olla kuskile gaalale. Sest jah, tegu pole mitte lihtsalt kohaliku, vaid ka kõrgest soost, imekauni ja välja peetud Araabia preiliga. Kuna keegi pole mind käitumisreeglite osas briifinud ega ka hoiatanud, et ma ise guugeldada jõuaksin, läheb mul algatuseks peopesa natuke niiskeks. Üleheli kiirusel jõuab peast läbi käia mitu mõtet. Appi, kuidas ma teda tervitan? Kas ma võin talle kätte anda või ei tohi? Araabia maades on ju teistsugused ja oluliselt reserveeritumad kombed. Praegune olukord laheneb õnneks iseenesest, kui preili käe euroopalikult välja sirutab ja mind väga konkreetse käepigistusega tervitab. Järgnevatel päevadel toimub minuga tõeline idamaine töömuinasjutt, kui konverentsikeskuse hiiglaslikud hallid täituvad maani valgetes, kanduurades ja valgete pearättidega meestega ning mustades abajaades naistega ning loomulikult ka täiesti tavalistes ülikondades külalistega läänest. Kohvipaari maiustuste bufee on lookas luksuslike šokolaadikommide ja igasuguste eksootiliste täidistega tatlite all. Eraldi meebufees on kärjed ning kõik võimaliku värvi ja päritolu mett. Pakutakse ürituste logo ja värvidega makroone. Lõunapausidel serveeritakse idamaised hõrgutisi lugematute pisikeste näputoidu portsjonitena. Lisaks käivad ringi poisid, kes kiigutavad käes suitsevaid viirukipanne. Õhus hõljuvad sandlipuu, oudi, mürri, roosi ja ambra aroomid, mida levitavad külalised ise. Ma pole sellist luksust varem ühelgi konverentsil näinud. Eesti konverentsidega seostuvad ju pigem filtrikohv ja nätsked Valeri küpsised. Turbanik seotud pearättidega poisid pakuvad kohvi tillukestest, pitsimoodi portselantassikestest, mida tornikesena paremas käes hoitakse ning millesse pika tilaga idamaisest kohvikannust kõrge kaarega kuuma jooki valatakse. Kann näeb välja selline, et kui seda hästi hõõruda, võiks sealt vabalt välja imbuda mõni heatahtlik džinn. Kohv ise on maitsestatud kardemoni, nelgi, safrani ja vist ka köömnetega ning maitseb mulle esimesest hetkest rohkem kui tavaline kohv. Joon tassikese tühjaks ja ulatan tagasi. Selle peale valab poiss mulle uue topsi. No okei, mõtlen mina ja joon viisakalt ka selle tühjaks, mille peale valab ta jälle uue. Aitäh, nüüd küll aitab, see on viimane. Proovin kohvipoissi 3. tassikese pealt maha raputada, aga juba valab ta 4. Tegelane ise oleks justkui tumm ega ütle ühtegi sõna.
vaatab mulle vaid küsivalt otsa. Minu kohvijoomist on eemalt pealt vaadanud 2 hallipäist valgetes kanduurades meest, kelle valgeid pearette hoiavad paigal mustad nöörist rõngad, agaal, ning kuna isegi siseruumides on ere päike, on neil ees aviaatori stiilis päikeseprillid. Ma arvan, et nad on emiratid, aga sel hetkel ma veel riietuse pisinüansside järgi araablaste päritolu kindlaks määrata ei oska. Igatahes sellised mehed, keda kujutaks automaatselt vaimusilmas ette, kui keegi ütleks nafta šeik. Üks neist sammub nüüd pärast 5. tassikest minu poole ja uurib muhedalt, kas mulle hirmsasti maitseb araabia kohv, et ma seda nii palju joon. Jaa, see on väga hea, tunnistan täiesti ausalt. Tõesti, on mees rõõmsalt üllatunud. Paljudele välismaalastele tundub harjumatu. Aga las ma õpetan teile, kuidas araabia kohvi tegelikult juuakse. Järjejutt. Susan Luitsalu, Minu Dubai, klaasist linna kuldne sära. Kirjastuselt Petrone print. Järjejutt.